Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Ka täna öösel ründasid venelased droonide ja rakettidega mitmeid Ukraina piirkondi, sealhulgas pealinna Kiievit. Meil on stuudios julgeolekuekspert Rainer Saks. Tere päevast! Tere päevast! No, Ukraina president on siin täpsustanud, et rünnati 420 drooni ja 39 raketiga. Siin on nüüd üks huvitav väide, et Ukraina õhuvägi on öelnud, et raketid, millega rünnatid on toodetud üsna viimasel ajal. Kas siit võib välja lugeda, et venelased panevadki välja kõik, mis neil on? No niisugune mulje jääb, aga ega seda ei saa ka päris niimoodi absoluutselt võtta, et eks teoreetiliselt saab ju midagi lattu toota ka samal ajal, et lihtsalt, et siis mingi osa partiist läheb reservi ja mingi osa partiist läheb siis nii-öelda kohe kasutusse. Aga see täpne tootmise maht ikkagi on teadmata, et need, mida me meediast loeme, on enamasti oletused või siis nagu mingid tuletised ja kahjuks me ei tea ka seda, mis on siis nagu reservi toodetud. Ukrainlased on rünnanud ka neid reservladusid ja ka seal on hävitatud päris arvestatav osa siis Venemaa strateegilises reservis olnud nii tiib kui ballistilistest rakettidest, aga jällegi täpsed andmed puuduvad. Ja praegu ma ütleks ikkagi niimoodi, et kuna kõik raketid, mida kasutatakse rünnakul, on tulnud otse konveierilt ja läinud siis käiku, siis ikkagi pigem viitab sellele, et Venemaal ei ole piisavalt neid rakette, muidu oleks need rünnakud kindlasti ulatuslikumad ja mastaapsemad. Venemaa suudaks välja tulistada ühes rünnakulaines nagu puht tehniliselt kuskil pealt 100 raketi, aga neid on kogu aeg vähem. Siin on terve rida põhjusi, et üks on see, et on see natukene vähem kui aasta taga kaotatud strateegilised pommitajad Ukraina rünnakus, mis vähendab siis võimalust kasutada tiibrakette. Mis laevastik on saanud tagasilööke, Mustamere laevastik siis ei suuda neid kaliiberrakette tulistada ja tegelikult siis nüüd on jäänud ainuke probleem on ballistilised raketid, mida ka seekord siis olid ainukesed, mida Ukraina õhukaitse täna öösel tabada ei suutnud. Kõik teised saadi maha. No alanud on 5. sõja-aasta. Ühelt poolt käivad läbirääkimised, et sõlmida rahu. Ameeriklased tahavad seda võimalikult ruttu teha. Teiselt poolt on Ukraina ka teatanud, et neil on olemas ka plaan, kuidas seda sõda edasi pidada. Kas selles plaanis on midagi sellist saab Ukraina teha, mida ta siiani teinud ei ole? On üks kindel valdkond, kus Ukraina nüüd arendab ennast väga kiiresti. Ütleme laias plaanis, võtame kokku selle siis Ukraina kõik võimu või valitsustasandid, siis nii president, minister, kaitseminister, endine IT-minister Anda Fjodorov, kui siis ka kindral Sõrski, pataljoni ülemad, kes kõik meedias esinevad, armeekorpuste juhid, kõik on öelnud, et Ukraina võidab siis, kui ta saavutab kõikides võitlusdomeenides tehnoloogilise üleoleku Venemaast. Ja praegu tähendab see muidugi ka seda, et Ukraina peab kõigepealt tegema tasa oma puudujäägid, mis tal on õhukaitsega. Ja õhukaitse kõige suurem probleem Ukraina jaoks on jätkuvalt see, et Ukraina ise ei tooda õhutõrjerakette. Ta on küll kasutamas väga osavalt ja hästi ja efektiivselt siis neid Euroopast ja Ameerika Ühendriikides saadud õhutõrjesüsteeme, neid rakette, aga nende rakettide tarnetega on probleeme, see ei tulene siis mitte Euroopa riikide pahatahtlikkusest, vaid lihtsalt, et see tööstus ei suuda seda piisaval kogusest toota. Ja teine probleem, mis on Ukraina jaoks nagu selline rohkem nagu strateegilises tasandis nagu tuleviku vaates oluline on siis see, et parandatakse oma võimekust anda kauglööki Venemaal, kuna USA ja Euroopa riigid ei müü Ukrainale seda või ka ei tarni siis Ukrainale seda laadi rakette, millega oleks võimalik tabada sihtmärke sügaval Venemaa territooriumil. Ja nüüd Ukraina on selles osas on nüüd liikunud võrdlemisi kiiresti edasi. Ikkagi 4. sõja-aasta jooksul on alustatud siis niimoodi, et kui sõja alguses olid neil mõned vananenud niisugused Venemaal kasutuses ka olevad nõukogudeaegsed ballistilised raketid, mida kutsutakse .U, mida sõja esimeste kuudega nad said otsa, siis sealt alates Ukraina on hakanud ise siis kombineerima endale nii tiibrakette erinevate varasemate arenduste baasil kui ballistilisi rakette. Ja nüüd on siis jõudnud nagu sellise momendini, kus Ukraina suudab Venemaal sügaval territooriumis rünnata ka rakettidega suuremaid sihtmärke. Nii et selles osas nagu siis on see Ukraina sõjaplaani nagu kõige kandvam osa
ja tegelikult muidugi meediasõjas peab ütlema seda, et nii mõlemad pooled, nii Venemaa kui Ukraina siis üritavad veenda, et nad võivad sõda veel järgnevaid pikki aastaid jätkata ilma nii-öelda siis tõsisemate ütleme siis puudusteta, mis neil. No täna on järjekordne kõneluste voor, sedapugu küll kahepoolne, et on kohal USA esindajad, on kohal Ukraina esindajad ja eile pidas Ukraina president ka telefonivestluse USA presidendiga. Mida me sellest vestlusest teada saime? No tegelikult mõlema poole kommentaarid olid mitte midagi ütlevad ja sisu kohta me suurt midagi teada ei saanud ja siin praegu toimib ilmselgelt siis selline skeem, kus kuna USA on ilmselgelt hõivatud Iraani teemaga ja ka läbirääkimistel seal Genfis on ju niimoodi, et see USA läbirääkimiste meeskond peab kõnelusi nii Iraaniga, mis on tõsised kõnelused antud hetkele, siis kohtub Ukrainaga, mis ei ole nii-öelda siis niisugune sama kaaluga kõneluste voor hetkel USA jaoks kohe kindlasti mitte. Ja tegelikult siis Ukraina president on saanud teatav initsiatiivi meedias ja seda see Venemaale kindlasti tegib väga närvidele ja praegu Ukraina mängib siis selle peale, et kuna madalama taseme kõnelustel ei ole võimalik lahendada kõrge, ütleme siis kaaluga poliitilisi probleeme, eelkõige see territooriumite küsimus, seda ei saa kokku leppida sellisel madalal tasemel, siis Ukraina survestab nüüd USA-d ja ka Venemaad siis ettepanekuga, et teeme siis selle 3-poolse kohtumise ja lepime kokku või siis vähemalt Venemaa ja Ukraina 2-poolse. Ja see on nüüd selline kaval, minu arvates päris hea kaval, selline taktikaline käik, mis vähendab USA ka võimalus survestada Ukrainat tegema järeleandmisi ja Venemaa president kindlasti niisugust visuaalselt võrdsel tasemel kohtumist Ukrainaga 2-poolselt ei soovi. Nii et seda me ei pea arvama, et kui lähema 6 aja jooksul võiks toimuda 3-poolne kohtumine, et see 3-poolne kohtumine oleks siis presidentide osavõtul. No ta saab toimuda ainult, ma seda küll arvan, et see nii-öelda see presidentide osavõtul see 3-poolne kohtumine toimub, et neid läbirääkimiste voore 3 poole vahel kindlasti saab ka edaspidi toimima ja ega siin ka Ukraina on teinud siin väikseid taktikalisi vigu oma kommunikatsioonis ja selles mõttes Venemaa võib-olla hetkel on suhteliselt tugevas positsioonis selle läbirääkimiste vaates, aga Ukraina ainukene tegelikult nii-öelda tõsine nii-öelda siis instrument, mis neil on jäänud, oleks see, kui nad suudavad oma olukorda rindel edasi parandada, nagu neil on see viimase kuu jooksul õnnestunud ja see kindlasti hakkaks pika peale nõrgendama siis Vene delegatsiooni positsiooni. Kui me räägime veel tehnoloogiast, siis siin natuke aega tagasi just Ukraina demonstreeris, kuidas maismaa robotitega on võimalik vaenlase elavjõudu hävitada. Oli see midagi sellist, mis on nüüd alles tekkinud või mida varem ei olnud? Eks need episood on selle kohta on infot, et need episood on ka varem olnud, aga praegu nüüd oli see siis selline demonstratsioon, et suudetakse niisuguses rutiinses lahingformatsioonis kasutada robotit esialgu küll kaitseoperatsioonis. Ja siis ta oli olukord, kus Vene mingi armee väike jalaväerühm siis üritas edasi liikuda Ukraina positsioonide suunas ja ukrainlased ei pannud siis sinna varitsusse siis mitte oma sõdureid, vaid pani siis selle roboti, mis suutis pealetungivad sõdurid hävitada. Ja see on nüüd, siin on 2 väga olulist elementi, et punkt 1 on see, et see on kõik võimalik ainult siis, kui sul on väga hea teadlikkus olukorrast lahingväljal. Ja teine on siis see, et sa pead suutma juhtida nii-öelda online'is kogu seda tegevust, mis iseenesest ongi just side ja tarkvara osas väga paljudel armeedele sellises olukorras tõsine väljakutse ja Ukrainal praegu see toimib. See on selles mõttes väga tugev signaal. Ma arvan, et see robot ei tegutsenud autonoomselt, vaid ta oli ikkagi nii-öelda käsijuhtimisel, et seda vihjet pole praegu küll keegi andnud. Muidu ma arvan, sellest oleks suur number tehtud, kui ta oleks suutnud autonoomselt täiesti tegutseda. Meil on siin hiljaaegu tulnud just ka uudis, et luureandmed näitavad, et venelastel ja on teada, et venelased
oma drooniüksused panevad kõigisse väeliikidesse. Vaat siin tekib nüüd üks selline küsimus, et see eeldab sõduritelt teadmisi ja üldiselt me ju räägime sellest, et Venemaa ei suuda neid kõige nutikamaid inimesi sõjaväkke värvata. Et kuidas selline keskmine Vene sõdur sellega hakkama saab? No tegelikult peab ikkagi kõigepealt nagu tunnistama seda, et Venemaa üldine haridussüsteem, mis on siis nagu välja kujunenud nõukogude ajal, ta ei ole ikkagi kindlasti kõige kehvem siin maailmas ja pigem on ta üle keskmise nagu tugev just nimelt sellise reaalainete õpetamise poole pealt. Ja ma ei julgeks küll liigitada nagu Venemaa rahvast tervikuna kuidagi intelligentsusest nagu kuidagi oluliselt nagu niisugusest teistest rahvastest nagu allapoole. Nii et ma arvan, et nagu Venemaal on nagu sellised traditsioonid on päris tugevad ka ütleme siin side ja muude süsteemides ajateenijate kasutamise osas, et kindlasti suudetakse nii-öelda selliseid väljaõppeprogramme ja tekitada, kus siis nagu hakatakse täitsa ka tavalistele sõduritele seda drooni kasutamist õpetama. Ja me teame, et Venemaal on ka interneti kasutus olnud varasematel aegadel enne nüüd, kui see valitsus hakkas seda piirama seal Venemaal ja olnud väga-väga aktiivne, inimesed on selles osas ikkagi väga nii-öelda vilunud ja tõenäoliselt samamoodi ka siis see arvutimängude pool on Venemaal kindlasti olnud nagu noortele väga atraktiivne ja ma arvan, et siin eeldused nagu selles pooles inimressurssi rakendada on Venemaal igati kohased. Et see on ikkagi natuke propagandistlik näidata aeg-ajalt, et Venemaa suudabki värvata ainult selliseid totusid sõjaväkke. No ütleme niimoodi, et see värbamispoliitika nüüd nendesse üksustesse, kus sõdurid nagu sunnitakse minema siis eesliinile, see nüüd puudutab küll ühiskonnas seda siis mitte hästi toime tulevat kihti, keda siis meelitatakse ikkagi väga suurte preemiatega ja siin on nüüd teine probleem, mis oli Venemaal ka kindlasti seotud sellega, et jättes kõrvale praegu selle sisepoliitilise dimensiooni, kus Venemaa president ei soovi näidata, et käib sõda ja see mobilisatsioon oli nagu siis 22. aasta seal septembris oli selline erandlik episood, et ju Venemaa president jätkuvalt üritab jätta muljet, et sõda ei ole probleem Venemaa jaoks ja mobilisatsioon ei tule. Aga nüüd Venemaa jaoks oli probleem selles, et tegelikult ju reservüksuseid ei eksisteerinud enne selle sõja algust. Ja tegelikult seda reservüksuste süsteemi, kuidas siis nii-öelda hoitakse sõdureid nagu kuidagi nende oskusi ja nii edasi kuidagi kaasaegsemal tasemel või aeg-ajalt uuendatakse, seda ei olnud. Ja tegelikult Venemaal see reserv, mis oli ajateenistust läbi käinud, et mida vanem ta oma vanuse poolest oli, seda kasutum ta nii-öelda kaasaja vaates nagu oli. Et need selles mõttes ega ma ei näe ka praegu, et Vene armeel oleks tekkinud nagu mingisugune ajateenijate väljaõppe kõrval mingisugune väga tõsine koolitus nende värvatute osas, keda praegu seal nagu selle raha eest meelitatakse valdavalt siis suurlinnadest väljapoolt ja saadetakse siis ikkagi väga lihtsakoolistesse rünnakutesse niimoodi jalaväetaktika mõttes, et ega seal muidugi ka suurt väljaõpet vaja ei ole, et kui praegu on sõjas tekkinud olukord, kus tänu Ukraina armee võimetele ei ole võimalik kasutada enam soomustehnikat ja muud lahingtehnikat, suurtükiväge seal ja nii edasi. Siis Vene armee on praegu valinud nagu sellise taktika ja ta otsib küll kindlasti võimalusi, et uuesti muuta niisuguse manööversõda võimalikuks, aga praegusel hetkel nagu see näib, et ei ole nii-öelda ka Vene väejuhatusele siiski nagu esmane eesmärki jõuda nagu kuidagi tõstama nende sõdurite kvaliteeti. Kuidas kommenteerida seda väljaütlemist nüüd, et Ukrainal on tuumarelv? See on nüüd nagu viimastel päevadel käiku läinud. No see on nüüd nagu selles mõttes katse nagu mingisugusel uuel moel, mingi teistsugusel viisil seda tuumašantaaži kasutada, et kui varasemalt, eks ju, on ka seal nagu hetkedel, kus Vene armeel on olnud rindel probleeme, on erinevas kontekstis seal räägitud Ukraina soovist valmistada mingi räpane pomm või nii edasi, siis praegu üritatakse lihtsalt šantažeerida nagu nii Ukraina toetajaid halvata seda protsessi, kui siis nagu mõte on ju selles, et kui
kui me ütleme, et Prantsusmaa ja Inglismaa annavad Ukrainale tuumarelva, siis järelikult Venemaal tekib nagu justkui moraalne õigus rünnata Ukrainat tuumarelvaga. Praegu ta seda teha ei saa, just eelkõige ka sellel põhjusel, et Ukrainal ei ole tuumarelva. Nii et see tähendaks lihtsalt seda, kui Venemaa kasutaks ka taktikalist tuumarelva, see tähendaks selget tunnistamist, et nad on sõjaliselt läbi kukkunud. Ja noh, see on niisugune väga suure riskiga nagu ettevõtmine Venemaa jaoks eelkõige just poliitiliselt. Aga ma arvan, et noh, ütleme see šantaaž nüüd nagu, mida siin iga aasta paar korda on nagu mingil kujul üritatud nagu mängides selle peale, et Lääne-Euroopa ühiskondades see hirm tuumasõja ees on nagu nende arvates vähemalt väga suur. Siis me näeme, et iga kord, kui seda tuumasantaaži kasutatakse, selle mõju on järjest nagu väiksem ja see kutsub esile järjest vähem resonantsi. Aga tähelepanuväärne oli siiski see, et Hiina Rahvavabariigi esindaja Välisministeeriumi ametlik kõneisik siiski reageeris sellele ja ütles, et neil puuduvad andmed, et selline kavatsus Ukrainale tuumarelva üle anda oleks olemas. Et see on nagu selles mõttes ikkagi teatav hoiatus. Hiina on ka varem saatnud niisugused hoiatavaid signaale Venemaale, et nad ei tolereeri seda tuumasantaaži kasutamist. Kas rindel toimub ka mingisuguseid liikumisi? No rindejoon on, ütleme, siin suhteliselt staatiline. Et noh, kui siin kaardi pealt nagu vaadata, siis no, eks need noolte, see probleem on tegelikult selles, et nooli on siin näiliselt väga palju ja mõnes mõttes vastab see ka tõele, aga enamus nendest nooltest tähistavad nagu selliseste 2-3 meheliste jalaväe niisuguste gruppide katset infiltreeruda lihtsalt märkamatult Ukraina positsioonidele ja enamus juhtudel, valdavas enamus juhtus, need grupid ka kas likvideeritakse, võetakse kinni või siis põgenevad. Et ikkagi nagu võib öelda, et nüüd niisugune koht, kus nagu on tõsisem lahingtegevus hetkel käimas, on siis ikkagi see Pokrovske ümbrus. Siin on nagu Venemaa kasutamas siis kõige rohkem ka noh, ütleme lennuväe toetust, suurtükiväe toetust, on ka katseid soomustehnikaga rünnata, aga no siin natukene on siin viimase 2 kuuga nad oma positsioone parandanud, aga märgatavat liikumist ei ole. Ja siin Pokrovskest kohe ida pool on üks Konstantinovka linn, mille vallutamisel oleks võimalus liikuda edasi siia Slavjanski-Kramatorski kaksiklinna poole, et no seal käivad lahingud juba ka sisuliselt, ütleme, sellest hetkest alates, kui 23. aasta kevadel algas Bahmuti vastane nagu see, või Bahmuti lahing, ütleme siis. Ja no natukene aktiivsemalt on siis siin ka Lõõmani ja Siiverski juures nagu selles piirkonnas Vene armee tegutsenud. Nüüd Ukraina on omakorda siis nagu survestanud ja võtnud tagasi niisugused, noh, mitte küll väga suures ulatuses, aga siiski päris arvestatavalt territooriume siin selle Huljai-Polja ja Pokrovske vahelisel rindelõigul. See ilmselgelt tuleb Venemaa jaoks üllatavalt ja siin ka selles Dnepri jõe lähedases selles rindelõigus, kus siis edasi läheb rinne mööda Dnepriga allapoole. Et ka siin Orihivi linna juures ja siin on Kamenskoja ja Snepnohirski asulad, et ka seal on niisugused Ukraina vasturünnakud sagenenud, aga nagu hetkel jääb arusaamatuks, et kui nagu noh, tõsiselt nagu siis Ukraina pool on suutnud oma positsioone parandada. Nii et kokkuvõttes võib öelda seda, et ega siin nagu mingisuguseid põhimõttelisi muutusi nagu viimase poole aasta jooksul rindejoonel ikkagi toimunud ei ole. Nii et praegu me ikkagi tegelikult mitte keegi analüütikutest ei tee praegu selliseid ettevaateid, nagu meil 2 esimesel sõja-aastal oli, et noh, las talv saab läbi ja küll tuleb suvi ja siis küll suvel üks või teine pool ründab. Või näed sa nagu võimalust, et kellelgi on jaksu midagi otsustavat ette võtta, aga siis, kui see kehvem aeg läbi saab? No meedias kindlasti räägitakse uuest pealetungi ettevalmistusest ja see mõnes mõttes on ka tõsi, sellepärast, et kindlasti suvel on kergem rünnakuid läbi viia, seal nagu üritatakse võib-olla rohkem, aga see kõik sõltub sellest, kui palju suudetakse reserve koondada ja teistpidi on tegelikult olukord selline, kus Venemaa juhid, ma pean silmas siin presidenti, julgeolekunõukogu liikmed, ei ole kordagi armeele andnud sellist nagu korraldust või käsku, et pidage nüüd natukene pausi ja siis katsuge uuesti rünnata. Et armeel on kindlasti taktika osas käed natukene vabamad, kui me võib-olla siin oleme harjunud mõtlema Venemaa kontekstis, aga
siiski on käsk on väga selge, pidevalt edasi pressida maksimaalse jõuga, et saavutada võimalikult kiire edenemine, võimalikult selgelt kiired tulemused. Et siin mingisugust venitamist kindlasti nagu Venemaa poole pealt ei ole ja reserve valmistakse ette nii palju kui suudetakse, siis saadetakse nad lahingusse, mitte kuskil ei ole näha ühtegi armeed peidus, mis nagu harjutaks suviseks pealetungiks. Nii et selles mõttes võib eeldada, et suvel on rünnakuid tulenevad ütleme siis ilmastikust ja kõigest nagu võib-olla natukene rohkem. Aga ma üldiselt ei näe, et Vene armee nagu rünnakute intensiivsus oleks 2025. aasta kevadest nagu alates, kui ütleme 25. aasta märtsis algas nagu selline natukene, hakkas aktiivsuse kasv nagu rinnetel, et siis nagu nüüd oleks sellest ajast alates oleks nagu kuidagi moodi see toimunud mingisugune eskalatsioon, et on mingid perioodid, kus suunatakse nagu rohkem rünnakuid korraldada seal. No siin Ukraina kindralstaap loeb nüüd kokku seal kuskil 200-250 vahel päevas. Ma ütlen veel kord, et see on väga petlik selles mõttes, et see läheb ühe rünnaku alla 10 tankikolonni rünnak, täpselt samamoodi nagu 2 mehe liikumine. Ja samal ajal siis nagu vahepeal tekivad niisugused nagu pausid, kus siis nagu ei suudeta reservidega seda rünnakut enam toetada nii pidevalt ja siis jälle uued tõusud. Nii et see nüüd on käinud nagu aasta aega ja mis on ka tähtis on see, et Ukraina kindralstaap ja ka Kaitseväe juhataja on öelnud, et eelmise aasta kevadest alates, kui Vene armee jõudis 700 000 mehe suuruse grupeeringuni, mis on siis kogu selle rindejoon ulatus ja okupeeritud Krimm ja ütleme see koos tagala toetusega, ei ole Vene armee enam kasvanud. Et järelikult ta ei saagi väga palju seda pealetungi nagu eskaleerida. Muidugi välja arvatud juhul, kui Ukraina kaitse kokku kukub, aga nagu siiamaale ei ole seda juhtunud. Rainer Saks, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Palun. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.